Ettevõtte väärtus kujuneb tegelikult kahel viisil. Ta kujuneb selle ettevõtja ja tema meeskonna või ettevõtjate meeskonna ja töötajate meeskonna koostoimes sellise, kuidas öelda, majanduslikus mõõtmes mingisuguse väärtuste kogumisega, tähendab mingisugused varad, mingisugused turuosad, mingisugused süsteemid, mis toimuvad nii edasi. Aga tegelikult see on niisugune väline külg. Päris mitmed ettevõtluse ettevõtlusõppes tuntud strateegilised mõtlejad tegelikult ikkagi räägivad ettevõttes kui elusorganismist. Ehk siis see väärtussüsteem, nii nagu igas eluorganismis, ei ole ainult ja üksi selles, et käed, jalad on otsas, pea ja silmad ja kõrvad ja suu ja kopsud ja süda, vaid ka selles, et tegelikult see on teatud tahte kogum, teatud mõtete kogum, teatud ideede kogum, teatud oskuste kogum. See on see immateriaalne vara, mis selles ettevõttes on ja tema positsioon ja tema mõju keskkonnale ja tema väärtus seisnebki selles, et ta teatud mõttes määratleb isegi selle keskkonna arengut. Klassikalised näited on muidugi need suurettevõtted rahvusvahelised, mis mingil määral juba kujundavad üleriigilist keskkonda, eks ole, maailmas või globaalselt lausa. Aga täiesti arvestatavad on ka väiksemad näited igal tasandil, kus tegelikult selle konkreetse ettevõtte väärtus ei seisne mitte selles, mida ta seal täpselt teeb või kuidas ta hoopis mõjub sellele ja millest see koosneb. Ja kui näiteks selles ettevõttes toimub jagunemine, tiim laguneb ja pooled inimesed lähevad ära, isegi kui nad ei lähe konkureerivasse ettevõttesse, nad lihtsalt lähevad ära, siis selle ettevõtte positsioon järsult kukub muuseas ka ootused kukuvad tema suhtes. Tarbijate ootused, keskkonna ootused, isegi regulaatori ootused kukuvad. Nii et selles mõttes ma arvan, et ettevõtte väärtus on ikkagi kombinatsioon inimestest, nende koostoimes ja peades toimuvast ja siis sellest kõigest, mida me nimetame selleks varaks. The value of a small company is, in my opinion, a combination of the quality of the management and the attractiveness of the product. When you combine these two, then you can try to at least make some sort of a prediction of what the future potential of the company is. How fast could it grow? What sort of profit margins are realistic to be expected, can be realistically expected. And this allows you to start to try to at least put some sort of a potential value on the company. In my experience, most, especially young entrepreneurs, overvalue the value of their own businesses. They think they're worth more than they are. And this often leads to problems in, for example, trying to attract outside investors into the business. They tend to undervalue the risks and overvalue the potential, and very often the sort of natural optimism that characterizes an entrepreneur makes it difficult to accept more let's say, more realistic, or in the eyes of the entrepreneur, maybe more skeptical estimates of value. So my advice to any entrepreneur is to try to grow the business as much as they can before they seriously talk to outside investors. The bigger a business, the less risky it is, and probably the less difference there will be in the way the entrepreneur himself values the business versus the way outside potential investors value the business. Ettevõtte väärtust hindab turg, ega enne ei saagi teada, kui keegi selle ettevõtte ära ostab või ta börsile läheb. See mingit muud mõõdupuud ei ole. On muidugi, kui me ütleme, et tal on kindel rahavoog juba mitu aastat olnud ja meil on alust arvata, et see rahavoog jätkub järgmise mitme aasta jooksul, siis see on hindamise alus. Üks väärtuse hindamise kõige kindlam alus. Mina arvan, et ettevõtte väärtus on tiimis. Et kui seal on hea juht ja tugev tiim, siis see on üks esimesi asju, mida ka tegelikult ju investorid hindavad. Väga hea tiimiga võib võtta igasuguseid ideid ette ja võib teha totaalseid kannapöördeid ettevõttena, hakata tegema midagi täiesti uut ja saada selles edukaks.
et inimesed on väga suur väärtus. Noh, meie puhul on iga ettevõtte puhul tegelikult see väärtus, mida ta kui ta üldse otsustab mõne toote või teenuse välja tuua, siis sa pead aru saama, et kes on see sihttarbija, mille jaoks sa teed. Meie õnn on see, et me ei ole päris tootmisettevõte, ehk et meil ei ole vaja mõelda, et meil on siin nüüd labidavabrik ja me peame tegema hambad ristis labidaid, et jah, meil on teenindusjaamad, me peame küüma kütust, aga kõik see, mis me sinna juurde pakume, me oleme ikkagi üsna paljuski vabad otsustama, et mis on see kliendi ootus. Ja selle väärtuse loomise juures võib-olla on hästi oluline aru saada, et mis on aegade jooksul muutunud, et kuna pakkumist on palju, kõiki asju, mida me tänapäeval tarbime, tegelikult on ju üsna laias valikus saada, et enam ei ole niivõrd oluline see funktsionaalne väärtus, ehk et ma saan selle asja abil midagi tehtud, vaid hakkab tulema juurde juba see lisaväärtus, ehk et mis eristab siis seda ühte toodet nüüd konkureerivast pakkumisest. Ja siis ongi väga oluline selle nii-öelda kliendi ootuse kaardistamine, ehk et meie oleme näiteks aru saanud, et me väga suures osas ei ole mitte ainult kütuseäris, vaid me oleme tegelikult kiire elustiili äris, ehk et me anname kliendile aega ja seetõttu on meie jaoks elulise tähtsusega olla jaamadega asukohtades, kuhu inimesel on lihtne tulla ja kus tal on ka lihtne ära minna. No nii nagu ilu on vaataja silmades, on väärtus selle kliendi või lõppkasutaja peas. Et ma arvan, et turunduse kõige väärtuslikum lause on see, et perception is reality. Et meie selle toote või teenuse loojana võime näha seal meeletut väärtust, aga lõpliku selle väärtuse kujunemise määrab tegelikult teine pool. Et see, kellel on see vajadus või siis ei ole, see klient või lõppkasutaja on see, kes määrab väärtuse. Noh, väärtus kliendi jaoks on midagi, mida kliendil on vaja ja jätkusuutlikus äris peab ettevõte tootma midagi, mida kliendid ostavad või pakkuma mingit teenust, mida neil jätkuvalt vaja on ja see ongi see väärtus, mida ta loob. Kliendi jaoks kujuneb väärtus ju tavaliselt kahest kohast, eks ju. Üks on see, mida ta ise ootab ja teine on see, mida sa pakud. Ja väärtus ongi see, et kui sa pakud seda, mida ta ootab või natuke rohkem, siis ta ütleb, et see on tema jaoks suur väärtus. Ja kui sa pakud vähem, kui ta ootab, siis ta ei saanud piisavalt, eks. Et ma arvan, et see on nagu nende kahe asja koosmõjul. Ütleme nii, et kui siin nüüd nagu täpsustada, et ma arvan, et need kompetentsid, mida me oskame või milles me oleme tugevad, on nagu järjest olulisemad. Ja ma arvan, et tavaliselt väärtus kuidagi ei kujune nagu iseenesest, et seda tuleb ikkagi kujundada ja luua. Et sa oled nagu hästi teadlikult mõtled, et mis on see klient, mida ta tahab ja kuidas ma talle seda pakkuda saan. Ütleme, see on erinev natuke, mina olen ju teenusäris, eks ju, kus me oleme kiired, paindlikud, me saame asju hästi lihtsalt muuta, meil ei ole probleem teha üks koolitus ühtemoodi ja teine koolitus teistmoodi. Kui ma oleksin tootvas ettevõttes, siis tõenäoliselt mul oleks nagu keerulisem asju muuta, sest mul on mingisugune toode, mida me oleme otsustanud toota, mingisugune liin, millesse me oleme otsustanud investeerida, pakend või mingid muud asjad, kus mul seda paindlikkust ei ole piisavalt. Ja seal mängivad võib-olla natuke teistsugused asjad, aga teenuste puhul hästi selgelt mängivad kompetentsid, mängivad inimesed, mängivad protsessid nagu selle väärtuse loomise juures ja üldse see arusaamine, et mida see klient tegelikult tahab. Minu arust kliendid ostavad kahte asja, et kui me räägime sellisest teabärist, kus mina olen, et nad ostavad aega iseendale ja teine asi, nad ostavad kompetentsi. Et kuidas nad ostavad aega, et näiteks me teeme väga paljusid selliseid asju ka, mida näiteks ettevõtte juht võiks suure pingutusega teha ka ise. Või mõni alluv, näiteks kirjutada mõni pressiteade või tekst või nii. Ja võib-olla ta ei teegi seda oluliselt halvemini. On ka selliseid, kes on näiteks, töötanud sarnases valdkonnas ja nii. Aga kui ta mõtleb, et kui palju tal selleks aega kulub ja kus ta selle päevast leiab, siis tal on igal juhul mõistlikum helistada näiteks meie büroos. Teine võimalus on see, et sa ostad kompetentsi. Et sul on isegi see aeg olemas. Sa võiks teha ka ise. Aga see ei kuku võib-olla nii hästi välja. Et kui sa tahad paremat tulemust saada, siis sa ostad, unikaalset kompetentsi. Näiteks kui meil on 10 töötajat, siis seal tekib selline huvitav fenomen, et see kompetents akumuleerub.
igal inimesel on erinevad suhted, teadmised, oskused ja me saame neid kõiki kasutada. Nii et ostetakse nagu neid kahte asja ja see võib-olla ongi kliendi jaoks põhiväärtus, et esiteks ta saab tegeleda oma põhitegevusega ja luua seal rohkem väärtust ja teiseks ta saab oluliselt parema tulemuse, kui ta seda ise saaks. Kogu raha on kliendi käes ja tema ütleb, mille eest ta mida on nõus maksma. Ja kui ta ei ole mitte millegi eest mitte midagi nõus maksma, siis ta ei olegi teie klient ja siis teil ei olegi nagu kaupa ja sellel ei olegi väärtust. Kui rääkida nagu väärtusest üldse või mõõdupuust, et siin on selline nagu vana küsimus või üldine nagu stereotüüp on, et mis ettevõtjad või mis kapitalisti iseloomustab, et tema väärtus on nagu raha teenimine, tema eesmärgi püstitus on kasum ja siis tuleb see järgmine mõte, et see käib nagu kellegi teise arvelt. Et ma olen nagu väga seda meelt, et ma olen seda süstinud iseendale, proovinud süstida oma töötajatele, kommunikeerida ka klientidele, et kui sa tahad nagu olla äris edukas, siis sa pead looma väärtust just klientidele, tegema inimestele midagi head. Seda rohkem sa seda head teed, seda rohkem sa seda väärtust lood ja seda edukam sa oled ettevõtjana. Ma arvan, et on täielik müüt, mis on nagu kahjuks väga levinud, et edukas oled sa just vastupidi kelleltki nagu midagi ära võttes. Ei, üldjuhul ma arvan, moodsas nagu ärikeskkonnas edukas sa oled just siis, kui sa suudad inimestele midagi nagu pakkuda, nende jaoks nagu väärtust luua. Klienti saab kindlasti kaasata väärtuse loomisesse, et tegelikult peakski rohkem uurima nagu kliendi poolt tagasisidet, et isegi pärast näiteks teenuse osutamist, et juba järgnevate klientidega käituda selles mõttes teisiti. Et ma usun, et tegelikult see on see koht, kus suurettevõtted kindlasti seda teevad, aga väiksed ettevõtted võib-olla lihtsalt neil ei ole ka seda mahti ja ressurssi väga palju sellega selles mõttes tegeleda, aga peaks tegelema kindlasti rohkem. Et kui vaadatakse, kas innovaatilisus ja ütleme väärtuste ajas püsivus, et kas siin on mingisugune vastuolu, siis kui niimoodi mõelda, siis mina ilmselt olen siin nagu vanamoodne. Et ma arvan, et väärtused on ikkagi midagi sellised, mis kehtisid minu jaoks 10 aastat tagasi ja mis võiksid siin ettevõttes kehtida ka järgmised nagu 100 aastat. Et meediaettevõttes on kindlasti üks väärtus aus ja kartmatu vaba ajakirjandus, ükskõik, kas sa tegid ajalehte paberil mingisuguses vanas organisatsioonis või teed seda moodsal viisil internetis ja sotsiaalmeediat kasutada, et need väärtused on ikkagi fundamentaalsed ja täiesti samad. Teine asi, et innovaatilisuse ja edasipüüdlikkus on kindlasti nagu oluline, see võib olla iseenesest väärtus, aga ma arvan, et see, et sa hakkad oma püsiväärtusi nagu ümber sõnastama, põhjendades sellega, et sa oled innovaatiline, uuenduslik, rutiine murdev, et ma arvan, et see on väga riskantne tee.